Alustuseks, et kuna mulle on laekunud juba eelnevalt palve registreeritud küsimuse Varro Vooglaiu poolt, mis puudutab korraks, ma saan aru, eelmise istungi ühte küsimust, et ma annan ainult 3 minutit, et küsimus-vastus, et kui saaks selle ära lahendada, ma saan aru, et Varro Vooglaid peab istungilt varsti lahkuma, et kui saaks selle kiiresti ära lahendada, et siis me liigume selle ikka valimiste teemaga. Aitäh. Suur tänu. Seda enam, et ma ei ole komisjoni liige teatavasti, ei ole siin täna ka asendusliikmena, aga minu meelest oli tõesti eelmise nädala komisjoni istungilt üks väga tõsine küsimus õhku ja ma tahaksingi võib-olla siis esitada väikse täiendava küsimuse, et saada selgust. See on avalikust huvitav küsimus, mitte ainult mind. Et taust oli siis see, et mäletatavasti eelmise nädala istungil sai küsitud selle kohta, millele on osutanud OSCE, varem on osutanud ka Ago Samoson, toetades Kristjan Tüüna magistritööle, et 2023. aasta Riigikogu valimistel selles faasis, kus kehtivad e-hääled eraldati siis eraldati ühesõnaga tühistatud häältest ja anonüümiseeriti, oli teoreetiliselt võimalik neid välja vahetada. Nüüd Arne Koitmäe, riigi valimisteenistuse juht, on öelnud, et see võimalus välistati audiitori poolt pisteliste kontrollide läbiviimisega, aga kui eelmisel nädalal sai küsitud, et kas on mingisuguseid tõendeid, millest nähtuks, et selliseid pistelisi kontrolli ka päriselt läbi viidi, eriti silmas pidades vaatlejate hinnangut, et nemad ei mäleta selliste pisteliste kontrollide läbiviimist, siis saime kuulda, et mingit tõendeid tegelikult ei ole. Aga üks väga oluline aspekt jäi üles ja kahju, et ei jõudnud seda adresseerida siis. Nüüd ma teeksingi seda siin, et Märt Põder mainis vaatlejana, et oli küsitud riigi valimisteenistuse käest, kas saadakse pärast vaatlejatena ligipääs nendele videodele, mis tehakse audiitori tegevusest. Ja olevat antud ka kinnitus, et jah, antakse ligipääs nendele videotele. Nüüd, kui pärast küsiti ligipääsu nendele videotele, siis öeldi, et paraku puudub tehniline võimekus nende videode väljastamiseks. Ja võt sellega seonduvalt ma nüüd tahaksingi küsida esiteks seda, et miks ei käitutud vastavalt oma lubadusele anda vaatlejatele siis need videod, mille pealt oleks võimalik kontrollida ja veenduda kõigest, mida audiitor tegi või teinud. Ja teiseks, et kas need videod on endiselt alles, kui on alles, siis kuidas saab nendega tutvuda, kuidas meiega Riigikogu liikmetena saaksime nendega tutvuda, kuidas vaatlejad saavad nendega tutvuda. Ja kui ei ole alles, siis miks neid enam alles ei ole, et seal ju ei ole mitte mingid isikuandmeid ega midagi muud sellist, mille tõttu peaks need hävitama. Nii et 2 küsimust. Miks ei antud vaatlejatele neid, kuigi lubati anda? Ja teiseks, kas on alles ja kui ei ole, siis miks ei ole? Aitäh. Küsimus on mul natuke selles mõttes ootamatu, et ma ei ole sellesse teemasse enne koosolekut süvenenud. Kui vaatlejad seda ligipääsu küsisid, siis ma peaksin otsima selle kirjavahetuse üles, mis need täpselt põhjendused olid. Üks põhjendus on võimalik, et isikuandmetega seonduv, aga tehnilise võimekuse osas võib see olla seotud Teamsi salvestamissüsteemiga, aga mingit täpset vastust ma niimoodi käigu pealt ei oska anda kahjuks. Et kiire täpsustuse korras ma küsin ikkagi seda, et kas see vastab tõele, et riigi valimisteenistus lubas vaatlejatele valimiste eelselt, et pärast neile võimaldatakse ligipääs nendele andmetele, nendele videodele. Et kui see vastab tõele, siis miks te sellise lubaduse andsite, kui te pärast ei olnud nõus sellest kinni pidama? Ja teine küsimus minu eelnevalt esitatust on siiani vastamata, kas need videod on alles? Kui on alles, siis kuidas me saame nendega tutvuda ja kui ei ole alles, siis miks need enam alles ei ole? Aitäh. Esimest küsimust ma ei oska kommenteerida. Mis puudutab seda, kas videod on alles, siis minule teadaolevalt nad ei ole enam alles, nad on kustutatud. Aga miks te ei oska seda kommenteerida, kui teie ise olete riigi valimisteenistuse juht? Te peaksite ju teadma, kas lubati ligipääs nendele videodele või lubatud ligipääsu nendele videodele. Ja kui lubati, siis miks seda lubadust ei täidetud? Aitäh. No tegemist ei ole selles mõttes seadusest tuleneva kohustusega. Et me ei saa anda sellist lubadust toimingu kohta, mida ei ole olemas.
Jaa, aitäh, et nagu me vist saime aru, et oli antud lubadus, nüüd tuleb välja, et sellist lubadust isegi ei tohtinud anda. Ja nagu ma saan aru, et ei Riigikogu liikmetel ega komisjoni liikmetel ei ole täna võimalik ka saada ligipääsu nendele videotele, sest neid videosid enam ei ole alles, et need on kõik hävitatud. Kuna, jah, ma võin täpsustada, et kuna mina isiklikult vaatlejate neid kutseid ei saatnud, siis ma pean täpsustama kolleegide käest, millised need kokkulepped olid. Ja, aitäh. Komisjon saab ka täiendavalt küsimused pärast saata, et ma liiguks siiski selle tänase päevakorra teema juurde, milleks on M-valimised.